saab või kas saab. Tütarlapats kusagilt tuli. Loodame, et tsivilisatsioonist. Naljakas on see, et igal pool on üleval sildid, hoidke meie rannad ja piirkonnad puhtana. Aga ise on nad parajad sitaratad. Taustal olev ähkimine on tingitud sellest, et tegelikult on päris pikka aega juba olnud selline korralik stabiilne tõus. Olen jõudnud järjekordsesse resorti. Et vähemalt nii nad seda nimetavad. Ja ees ootab langus. Ja paistab, et džungel. Ütleme nii, et ei olnud päris minu mõte. Aga tagasi ka enam ei lähe. Eks neist kuhugi peab välja jõudma. Nii.
et nagu näha, olen ma kusagil toitevõrgu liini peal. Kui sinna läheb elekter, siis võin ka mina minna. Ütlen kohe ära, et kõik need juurikad siin maas esialgu meenutavad mulle madusid. Just kui ma vähe roninud oleks, ootab mind järjekordne tõus. Oi. Ma loodan, et Helen ei sunni mind teist korda seda tegema. Last süles kandes. Prillit võib ära võtta, sest pimedaks läheb niikuinii. Nii džunglis oli ma viimati vist 7 aastat tagasi Elkega Pipi saarel. Kas te midagi kaugemale ka näete? Ütleme nii, et mulle tegelikult väga ei meeldiks olema. Isegi mõne ahvikarjaga siin kokku peaks saama. Kuna ma olen nii üksi, siis teevad mulle 1-0 ära hambaga. Raudselt. Selline on siis Aireti hirmunud nägu. Nii, ja mis te arvate? Mis mina mõtlesin, mis seal puu küljes on? Oi, kurat. Või siis siin. Keegi teeb nalja minuga. Nagu see ka madu ei meenuta esimeses järjekorras, siis mis veel? Ja loomulikult tuleb jälle tõus. See vesi on juba väljas. Nii, midagi
kaablid on ära väsinud ja ennast maa peale sirgu tamanud. See tõus ei lõpe järg. Hakkan kuhugi millegi tippu jõudma. Uskuge või ära uskuge, aga ma ei ole selle džungli ainuke idioot, kui te mu selja taha näete. Mis kõige hullem. Mingi hoolik veepudel loksub mu seljakotis. Mis tähendab seda, et ma kuulen enda selja taga pidevalt hääli. Eks ole. Mis nagu ei tekita eriti meeldivad emotsioone. Ja noh, loomulikult tuleb nüüd see tõus korraliku laskumisega tasa teha. Peab helistama vist elektrilevile. Et siis võimalus liaaniga kiikuda. Või see vana kurat, see asi läheb ikka päris hulluks siin. Helen ka kirjutab. Huvitav, kus ta mulle siia oskas kirjutada. Ma katsun selle laskumise elusalt läbida ja siis kirjutan talle vastu. Helen arvab, et mul vist pole läbi. Võib-olla tõesti ei olnudki vahepeal. Aga nüüd on. Ja näete, siin on hull seis. Ei ole meelitatud mõttest, et peaks siin perse peal alla laskma. Pole see oht on olemas. Kurat küll. Challenge. Missugune.